Välismaailmale näib, et Putinil on Ukrainas käed tööd täis, kuid Kremlis sügaval sisemuses tehakse plaane. Putin tajub võimalust. Ta on ka meeleheitel. Ja kui see ohtlik kombinatsioon eksisteerib, on Putini vastus alati teha just seda, mida keegi ei taha, et ta teeks. Eskaleerida. Tulemas on eskalatsioon, mida me pole kunagi varem näinud. Nii väidab USA luure, mis ütleb, et Venemaa rünnak NATO vastu on silmapiiril. Selles videos selgitame, miks ja milline see rünnak võib välja näha. Aga kõigepealt räägime, mida me luure andmetest teada saime. 8. augustil tuli uudis, et uute USA luureandmete kohaselt plaanib Venemaa testida NATO kollektiivset otsusekindlust, alustades niinimetatud piiratud rünnakut mõne NATO liitlasriigi vastu. Selle rünnaku olemus on loomulikult arutelu teema. Parimad oletused ulatuvad küberrünnakust kuni väikese ulatusega sissetungini riigi vastu, mida Putin võiks pidada NATO liidu nõrgemate hulka kuuluvaks. Kuid olenemata sellest, millist vormi rünnak võib võtta, tahab Putin testida, kui kindel on NATO otsusekindlus praeguses geopoliitilises olukorras. Eriti just selles osas, kas sellise rünnaku korral käivitatakse NATO põhikirja artikkel 5. Selle artikli kohaselt on kõik NATO liikmed kohustatud tulema appi igale liikmesriigile, keda rünnatakse tema enda territooriumil. Vladimir Putin vaatab seda artiklit ja küsib endalt, kas see on ikka nii raudkindel, nagu NATO väidab. Venemaa juht hakkab tundma, et on vaja teha katse, väidab USA luure. Ja see katse võib tulla varem, kui keegi oleks arvanud. CNN teatab, et 3 luure ülevaatega kursis olevat allikat väidavad, et see Venemaa peatselt toimuv rünnak võib alata mõne järgmise aasta jooksul. Oma raportis pakub Telegraph välja palju lühema ajaraami. Väljaande väitel ei pruugi rünnak aset leida mõne aasta pärast. See võib olla vaid nädalate küsimus, enne kui Putin vallandab selle, mida tema ja ta kaaslased on Kremlis või tõenäolisemalt oma juhi ühes paljudest punkritest redutades planeerinud. Telegraph ütleb, et mis iganes Venemaal plaanis on, võib see alata juba sel sügisel, samal ajal kui Kreml kaalub oma järgmisi samme Ukrainas ja mujal. Juba juulis ulatusid need võimalused, nagu nii USA kui ka Euroopa luureandmetest selgus, relvastatud provokatsioonist Poola pinnal, rünnakutest NATO kriitilise taristu vastu ning isegi valelipooperatsioonideni, mille eesmärk on süü veeretada Ukraina peale ja tekitada lõhesid NATO sees. Üks neist on juba teoks saanud, millest räägime peagi lähemalt. Kuid kui rääkida sellest viimasest luureinfost, tekib ilmne küsimus. Milline hakkab Venemaa suur NATO proovilepanek tegelikult välja nägema? Just siin muutuvad asjad segaseks, nagu Venemaa plaanide puhul sageli juhtub. Ainus, mida me praegu kindlalt teame, on see, et luureandmete kohaselt on Putin üha enam valmis lubama provokatiivseid tegevusi NATO territooriumil, teatab CBS News. Hübriidtaktikad tunduvad kõige ilmsem valik. Sellised rünnakud avaldavad NATOle survet, samal ajal kui Venemaa saab neid eitada. Nägime täiuslikku näidet augusti alguses Saksamaal. Seal leiti Leipzigis lennujaamas lõhkeainetega droon. USA on selle drooni üle vaadanud ja määranud, et see on Vene päritolu, väitsid ametnikud, kes rääkisid CBS-ile. Kuid just sellist asja saab Venemaa ka eitada. Olenemata sellest, kas droon plahvatas või mitte, Putini käsilased asuksid kohe end kaitsma. See polnud meie. Saksamaal peab olema probleem terroristidega. Võib-olla kui riik poleks nii Venemaa vastane, ei juhtuks midagi sellist. No saate aru küll, eks ole. Hei. Võib-olla peaks Saksamaa vaatama Ukraina poole. See võis olla nende tegu. Sõna otseses mõttes võib Putini pressiesindajate suust tulla ükskõik mida, et viivitada ja eitada, tekitada segadust ja lõhestada. See ongi Venemaa hübriidsõja eesmärk. Nii et üks võimalus on, et Leipzigis juhtunu kordub, kuid Venemaal on ka teisi, veelgi murettekitavamaid valikuid. Piiratud sissetungi võimalust mainitakse USA luureraportis. Pea meeles, Putini eesmärk on testida NATO reaktsiooni. Hübriidsõda ja kübertaktikad on osa Venemaa plaanidest, kuid need on olnud osa sellest, mida Putin on juba mõnda aega teinud. Putin, tõeline proovikivi seisneb selles, kas rakendub 5. artikkel, millest me varem rääkisime, ja eriti selles, kuidas USA reageeriks Venemaa eskalatsioonile pärast oma kurnavat kampaaniat Iraani vastu. Seda ütles Heather Conley, kes on American Enterprise Institute'i vanemteadur. Ta ütles Wall Street Journalile, et küsimus on selles, kuidas Ameerika Ühendriigid sellisel juhul reageeriksid. Venemaa eesmärk on alati olnud NATO usaldusväärsuse proovilepanek ja Ameerika Ühendriikide eraldamine oma liitlastest. Sellele reageerimisele pole tõsisemat proovikivi kui sissetung NATO liitlase territooriumile, eriti kui tegemist on ühega neist liitlastest, keda Trumpi administratsioon peab oma NATO liikmelisuse eest piisavalt mittepanustavaks. Poolat on mainitud, kuigi keegi ei saa seda riiki süüdistada NATO kohustuste täitmata jätmises.
Poola kulutab oma sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st kaitsele rohkem kui ükski teine NATO liige, sealhulgas Ameerika Ühendriigid. 2025 aastal suunas Poola oma sõjaväkke 4,48% SKP-st. Teised võimalikud variandid on Balti piirkonnas. Balti riigid, Leedu, Eesti ja Läti on kõik suhteliselt väikesed ja haavatavad, nagu Guardian märgib. Provokatsioon ühes neist riikidest, näiteks relvastatud märgistamata rühmade saatmine okupeeritud territooriumile või isegi rünnakud NATO idatiiva vastu, oleks tõeline proovikivi organisatsiooni otsustavusele. Kui Venemaa kavatseb testida 5. artiklit, siis tundub väikese ulatusega territooriumi hõivamine kõige ilmsem valik. Ja Newsweeki andmetel oleks selline katse hästi ajastatud, kui see toimub järgmise paari kuu jooksul. Stsenaarium on lihtne. Venemaa saadab väed, olgu need märgistamata või mitte, NATO liitlase territooriumile. Eesti või Läti tunduvad kõige ilmsemad valikud, kuna mõlemal on piir Venemaaga. Need väed ei ürita marssida pealinna suunas, nagu Venemaa tegi 2022 aastal Ukrainasse tungides. Selle asemel ületavad nad piiri ja okupeerivad ala, justkui provotseerides Balti riikide vägesid oma kohalolekule reageerima. NATO jaoks tekib siin dilemma. Newsweek toob välja, et paljud NATO liikmesriigid on andnud lubadusi suurendada oma kaitsekulutusi ja tugevdada relvajõude. Kuid need lubadused on mitmeaastased ettevõtmised, mis tähendab, et nad ei pruugi olla valmis enesekindlalt reageerima Venemaa jõudemonstratsioonile. Suuremahuline rünnak NATO vastu oleks midagi muud. Siis ei torgiks Venemaa enam lihtsalt karu. See oleks nagu karu näkku löömine korduvalt, kuni karu lõpuks hammustab. See ei ole see, mida Putin tahab. Ta teab, et Venemaal oleks raske toime tulla kogu NATO jõuga, samal ajal kui käib sõda Ukrainas. Aga väikesemahuline maa hõivamine on midagi muud. See paneb proovile NATO 5. artikli, sest sunnib liikmesriike endalt küsima, kas tõesti tasub mõne ruutkilomeetri piiriala pärast vägesid mobiliseerida. Venemaa ei peaks ka sellise operatsiooni jaoks suurt hulka vägesid pühendama, mis on täpselt see, mida Putin vajab, kui nii paljud tema sõdurid on endiselt kinni jäänud. Kõik, mida Venemaa selles olukorras vajab, on haarata väike maatükk ja siis oodata, mida NATO teeb. Putini ideaalses maailmas ei teeks NATO midagi vastuseks. Venemaa kuulutaks selle võiduks. Territoorium ise ei oleks nii oluline kui see, mida selle kaitsmata jätmine sümboliseerib. Näete, kuulutaks Kreml. See kollektiivkaitseliit, kuhu te oma raha panete, pole teid aidanud. NATO usaldusväärsus oleks täielikult hävitatud, eriti väiksemate riikide seas, kes loodavad oma kaitses NATO liikmelisusele. Järgnev propaganda ja desinformatsioonikampaaniad oleksid enneolematul tasemel, tekitades lõhesid, mida Putin soovib NATOs näha. Võib-olla kõlab see kõik ebareaalselt. Kuid USA luure viitab sisuliselt sellele, et Putin usub, et tal on praegu rohkem võimalusi kui kunagi varem pärast seda, kui ta alustas oma sissetungi Ukrainasse. Võimalust, et Venemaa võiks tungida sisse, olgu siis väiksemas või suuremas mahus, peeti kunagi ebatõenäoliseks. Nüüd see enam nii ei ole. Iga mööduva nädalaga kasvab sellise sammu tõenäosus Putini poolt, väidab USA luure. Kui Venemaa üritab väikest territooriumi hõivata, oleks tema strateegiaks viia väed kiiresti sisse, paigaldada elektroonilise sõjapidamise süsteemid, et segada NATO sidepidamist ja paigutada õhutõrjesüsteemid, et muuta õhuruum ohtlikuks kõigile hävitajatele, kes üritavad sellest mööda manööverdada. See ei ole spekulatsioon. Nagu Newsweek välja toob, on NATO aktiivselt planeerinud ja harjutanud selliseks stsenaariumiks sõjamängudes, milles osaleb ka liitlasvägede kiirreageerimiskorpus, kes oleks esimesena kohal, kui selline territooriumi hõivamine aset leiaks. Teisisõnu, NATO valmistub selleks, et midagi sellist võiks juhtuda. Siiski põhinevad kõik sõjamängud, mida NATO on läbi viinud, stsenaariumil, kus Venemaa ründab üht Balti riiki aastal 2030. USA luure ütleb, et mis iganes Venemaal plaanis on, võib see juhtuda juba sügisel. See on probleem, millega NATO nüüd silmitsi seisab. Kuid küsimusi on rohkemgi kui ainult see, mida Venemaa võib proovida teha. Peamine neist on ka kõige tähtsam. Miks just nüüd? Mis on muutunud Putini mõtetes, mis paneb teda mitte ainult valmis andma luba provokatsiooniks enneolematul tasemel, vaid ka valmis testima NATOt ajal, mil Venemaa sõjavägi on endiselt Ukrainas kinni. See, mis Ukrainas toimub, on tõenäoliselt osa vastusest neile küsimustele. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja lubada teavitused, et sa ei jääks ühesti meie videost ilma. Üks asi, mida me saame USA luure kohta öelda, on see, et Putini poolt NATO reaktsioonide testimine ei ole midagi uut. Provokatsioonid on olnud Venemaa mänguplaani osa Euroopas juba aastaid. Ning Venemaa on juba hakanud tegevust suurendama, kuigi mitte veel sellisel määral, et saata vägesid kohale. Me mainisime varem videos ohtu Poola vastu. Juuli alguses hoiatasid USA luureagentuurid Poolat, et Venemaa plaanib midagi Poola territooriumil, tõenäoliselt rünnakut riigi vastu. Selle rünnaku olemus oli tol ajal spekulatsioonide objektiks. Juuli lõpus võisimegi näha, mida Venemaa oli plaaninud. 30. juulil sisenes Vene rakett Poola õhuruumi. See pole nii haruldane, kui võiks arvata. Rakette on varemgi Poola õhuruumi sattunud, kuid need on pöördunud tagasi Ukraina suunas.
kuid seekord oli asi teisiti. Raketi jälgiti, kui see ületas Poola ja Ukraina piiri ning see jätkas lihtsalt oma teekonda. NATO ja Poola tõid kiiresti õhuväed välja, mis jälgisid raketti seni, kuni see lõpuks põllule kukkus, jättes endast maha tohutu kraatri, kuid ohvreid ei põhjustanud. Hiljem tehtud uurimine näitas, et tegemist oli Vene Kh-101 tiibraketiga ning see oli tunginud Ukraina piirilt 90 kilomeetri sügavusele Poola territooriumile. Meie mõte siin puudutab usaldusväärsust. USA luure hoiatas, et Poolaga juhtub midagi ja siis juhtuski Poolaga midagi. Vladimir Putin viis ellu ähvarduse, mille kohta USA oli hoiatanud, kuigi sellisel viisil, mis võimaldab Kremlil endiselt süüd heita. Kreml võib väita, et raketi suunas Poolasse Ukraina elektrooniline sõjapidamine. See oli kõik juhus. See tundub ebatõenäoline. See oli katse. Ja Venemaa on neid palju läbi viinud, kui ta olukorda eskaleerib. Vaid paar päeva enne seda, kui Kh-101 kukkus Poola põllule, tulistasid NATO väed Rumeenias 3 päeva jooksul alla 3 drooni, mis kõik olid tunginud NATO õhuruumi. Kõige selle eel märkis Atlandi nõukogu juunis, et Venemaa on intensiivistamas oma varisõda NATO vastu, eesmärgiga õõnest näitada toetust Ukrainale. Mainiti süütamisrünnakuid, mille sihtmärgiks oli tollane Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer, samuti sabotaaži, vandalismi ja jälitustegevust, mida viisid läbi Euroopa riikides tegutsevad käsilaste võrgustikud. Seega, kui USA luure ütleb, et peagi võib veelgi rohkem juhtuda, tuleb seda tõsiselt võtta. Aga ikkagi jääb küsimus, miks just nüüd? See ei ole ainult hirmutamine. See on kõik, mis Putinile korda läheb. Ja sellistest hübriidrünnakutest, mida me just mainisime, piisab Venemaale. Aga Putin soovib olukorda eskaleerida. Ja üks põhjusi, nagu viitas endine USA suursaadik ÜRO juures John Bolton, rääkides CNN-ile, on see, et Putin võib tajuda Ameerika Ühendriikide poolel teatavat hirmu. Ma arvan, et ta jälgib Trumpi administratsiooni Iraanis väga hoolikalt ja ta tunneb hirmulõhna, ütleb Bolton ja lisab hirmu, et Trump on olukorras, kus tal ei ole Ameerika tarbijate bensiinihindade probleemile kiiret lahendust. Bolton toob välja, et vahevalimised on vaid mõne kuu kaugusel ja USA on endiselt Iraanis seotud. Kõnealune hirm seisneb selles, et vahetult enne vahevalimisi satutakse uude konflikti. Kui Venemaa ründab sügisel, seisab USA dilemma ees. Kui käivitatakse artikkel 5, võib Trump karta pakkuda sellist vastust, mida USA on oma NATO kohustuse tõttu kohustatud andma, sest teise sõtta astumine, samal ajal kui ta peab veel sõda, mille kohta ta lubas, et see oleks praeguseks juba lõppenud, võib see Trumpi administratsioonile poliitiliseks surmaotsuseks saada. Juba aprillis väitis Bloomberg, et operatsioon Epic Fury pani USA oma vastaste silmis nõrgemana paistma, eriti pärast seda, kui saavutati esialgne relvarahu. Õhurünnakute šokk ja aukartus võisid olla muljetavaldavad, kuid need ei toonud tulemust režiimi vastu, mis oli valmis oma seisukohtadele kindlaks jääma. Lisaks on USA Iraanis ära kulutanud suure osa oma raketivarudest ja tõenäoliselt ei soovi astuda uuesti konflikti Venemaaga, isegi kui käivitatakse artikkel 5. Putin näeb seda kõike ja võib-olla teab ta, et tal on võimalus taguda rauda, kuni see on kuum ja USA ei soovi end järjekordsesse sõtta segada. Siiski on siin mängus veel midagi muud. Hirm mängib kindlasti rolli selles, mida Putin on plaaninud. Kuid Venemaa liidri mõtetes ei ole ainult USA hirm sattuda teise sõtta. Kui USA luurel on õigus ja Putin plaanib midagi, mis võib ulatuda isegi territooriumi hõivamiseni, siis on see samuti märk sellest, et Putin kardab omaenda rahvast. Ta on meeleheitel, sest ta lubas Venemaale Ukrainas lihtsat võitu, pole seda suutnud saavutada ja vajab nüüd midagi, mis juhiks tähelepanu kõrvale tema läbikukkumiselt. Selles olukorras on NATO mugav tähelepanu kõrvalejuhtija, suur kuri hunt, keda Putin provotseerib, et õigustada Venemaa sõjalise kampaania eskaleerimist. Endine USA kaitseminister Leon Panetta ütles CNN-ile, et see, mis Ukrainas toimub, võib mõjutada tema soovi provokatsioone NATO vastu veelgi suurendada. Ma arvan, et Putin on frustreeritud, sest ta ei leia väljapääsu olukorra lahendamiseks Ukrainas, ütleb Panetta ja lisab, et ta on saanud kõvasti lüüa ning ma arvan, et ta otsib muid viise, kuidas Venemaa agressiivsust näidata. Teisisõnu, Putin vajab jõudemonstratsiooni, mis näitaks maailmale ja tema enda rahvale, et Venemaa on endiselt oht. Seda jõudemonstratsiooni on vaja, kuna Venemaa pealetung Ukrainas on väga halvas seisus. Hoolimata sellest, et Venemaa alustas Ukrainas suurt kevadist ja suvist maa pealetungi, on nende saavutused olnud väga väikesed. Tegelikult kaotas Venemaa nii aprillis kui mais Ukrainas territooriumi. Sõjauurimise instituudi ISV andmetel oli see vastavalt 116,01
ja 281,1 ruutkilomeetrit. Venemaa suutis juunis ja juulis taas mõningast edu saavutada, kuid ISWV andmetel hõivas ta nende 2 kuu jooksul kokku vaid veidi alla 70 ruutkilomeetri. Ja augusti algus ei paista samuti palju parem. Vladimir Putin on Venemaa õhurünnakuid Ukraina vastu hoogustanud, et seda aeglast edenemist tasa teha, kasutades ära seda, et Ukrainal on ballistiliste rakettide tõrjeraketid otsakorral ning sihib riigi tsiviilelanikke. Üks öine rünnak augustis tappis veel 2 inimest ja vigastas 13. Need ei ole Venemaa jaoks sõjalised võidud, kuid need on ainsad tulemused, mida Vladimir Putin saab oma katastroofilisest Ukraina kampaaniast praegu ette näidata. Probleem Vladimir Putiniga on selles, et meeleheide ei sunni teda taganema. Viimases USA luureandmete paketis avalikuks tulnud paljastused näitavad seda selgelt. Venemaa president on kõige ohtlikum siis, kui ta on nurka surutud. Ta on palju tõenäolisemalt valmis ründama kui alistuma. Ja kui Ukraina vastu suunatud rünnakud ei toimi, otsib Putin uusi sihtmärke. Ta vajab tähelepanu kõrvalejuhtimist, et tema rahvas ei mõtleks sellele, kuidas Venemaa kannatab Ukrainas üle. 30 000 kaotuse kuus. Ta tahab, et nad eiraksid Ukraina rünnakutest rafineerimistehaste vastu tingitud põleva kütuselõhna ja toidupoodides tõusvaid hindu. Putin vajab toetust oma agressioonile ja provokatsioon NATO vastu võib olla viis, kuidas ta selle saab. Putin tahab NATOt proovile panna. Aga tal ei oleks ka midagi selle vastu, kui NATO reageeriks jõuga. See annaks talle õigustuse eskaleerida, mistõttu hakkabki sõda Ukrainas levima üle Ukraina piiride. Putin mängib hasartmängu, kuid tunneb, et tal on mõlemal juhul võidukäsi. Kui ta alustab mingisugust rünnakut NATO territooriumil ja vastust ei tule, saab Putin usaldusväärsuse võidu. Kui vastus tuleb, saab Putin kasutada valeinfot, et veenda Vene rahvast, et NATO teeb lõpuks seda, mida ta väitis NATO tegevat, ning Venemaa peab mobiliseeruma, et võidelda väljaspool Ukraina piire. Igal juhul saab Putin võimul püsida. Tema meeleheide viib veelgi suuremate katastroofideni. Aga selles katastroofis võib Putin näha võimalust jääda Venemaa presidendiks. Ja just sellepärast peab NATO muretsema ning võtma USA luureandmeid väga tõsiselt. Kui soovite tõelist aimu, kui meeleheitlikuks Putin on muutunud ja miks tema lahendus Ukraina probleemile on eskaleerimine, siis peate paremini mõistma, kes see mees tegelikult on. Meil on teile selleks ideaalne video. Putin on mees, kelle kinnisideeks on tema pärand. Ja meie video selgitab, miks see võib lõppeda mitte ainult tema, vaid ka tema juhitud riigi allakäiguga. Vaadake videot, et rohkem teada saada. Ja ärge unustage tellida sõjasaadet, et näha rohkem videoid Putini juhitud Venemaa kampaania eskaleerumise viimaste arengute kohta. Aitäh vaatamast!